Tervist, head sõbrad, on nädala ja seekord ka aastalõpu kommentaari aeg. Globalistide ja patriootide vastasseis on lõppeval aastal süvenenud ja seda teeb ta kahtlemata ka tuleval aastal. Euroopa Liidu lagunemine on praeguseks kuhjunud asjaolude valguses paratamatu ning pahempoolsel ja eurousklikul kildkonnal on viimane aeg hakata ümber orienteeruma. Euroopa Liidu koridoridest kostab üha enam hääli, mis kinnitavad, et Euroliidu projekt on omadega läbi. Parafraseerides Ahto Lobjaka surematuid ütelusi, tuleb suud ja taskud raha täis topitud pado eurousklikul kildkonnal võtta väga tõsiselt sõnapaari harjuge ära. Ent millest me räägime, kui tõstame esile patriotismi? Siinkohal tahaksin teile ette lugeda ühe lõigu Prantsuse revolutsiooni vastu üles tõusnud Vendée kindrali kirjast oma sõpradele. Tsiteerin. Meie isamaa on meie külad, altarid, meie esiisade hauad ja kõik see, mida meie isad armastasid enne meid. Meie isamaa on meie usk, maa meie jalge all ja meie kuningas. Aga nende isamaa, mis see on? Kas keegi teist saab aru? Nad tahavad hävitada head tavad, korra ja traditsiooni. Mis maa see selline on, mis tahab minevikku vaadata ilma ustavuseta, ilma armastuseta? Mis isamaa see on, kus valitseb segadus ja uskmatus? Tundub, et revolutsionääride jaoks pole isamaa midagi muud kui tühipaljas idee. Meile on see aga maa. Nemad hoiavad seda oma ajus, meie tunnetame oma jalgade all. Nende maailm, mille nad kavatsevad Jumala puudumisele rajada ja mida nad nimetavad uueks, on sama vana kui saatan. Ja siis ütlevad nad, et meie oleme vana ebausu kütkeis. Nad ajavad naerma. Nende teemonite ees, mis sünnivad sajandisse, oleme meie noorsugu, mu härrad. Me oleme Jumala ja ustavuse noorsugu. Tsitaadi lõpp. Niisiis kirjutas üks Vendée ülestõusu juhtidest oma kirjas võitluskaaslastele aastal 1793 Prantsuse revolutsiooni kõige verisemate sündmuste keerises. Pean tunnistama, et mul ei ole siia mitte midagi peaaegu lisada. See on täpselt see vaimsus, mida ma tahan ise esindada ja mille eest võideldes ma tahan elada ja surra. Hoolimata sellest, kas selle võitluse saatus on samasugune nagu Vendée ülestõusul või on meile kõige kõrgema poolt määratud võita. Kes haarab mõõga, see mõõga läbi ka hukkub. Need Kristuse sõnad on mulle viimastel aastatel kõlanud mitte ähvarduse, vaid lohutava lubadusena. Need, kes asuvad võitlema revolutsiooni vastu, võivad hukkuda, aga nende hukkumises on suur väärikus ja neid ootab ees igavik, Jumala lõpmatu armastus ja ilu. Teie, noored mehed ja naised, kes seda kommentaari praegu vaatate, lugege käesoleva artikli teksti osast veel tolle Vendée vasturevolutsioonilise kindrali sõnu ja mõtisklege, kelle poolel tahate te oma elupäevad veeta. Kas surmigava Brüsseli bürokraatiamasina teenistuses, globalistlikke seadusi, direktiive, näpunäiteid ja muud haiglast jama produtseerides või soovite kuuluda igavesti noore traditsiooni, selle tohutu mitmekesisuse ja inimese õiglase vabaduse kaitsjate hulka. Sest see maailm, mille eest Vendée ülestõusnud võitlesid ja surid, tuleb taas. Ma olen sellest täiesti veendunud. Ta tuleb noore ja naervana, rõõmsa ja muretu nooruki kombel, oma mineviku vigadest ja barbaarsustest vabastatuna, värske ja inimnäolisena, vabatmeeste ühiskonnana. Ükskord tõenäoliselt peale majanduslangust ja laastavat maailmasõda näeme me taas päikest tõusvalt, suviselt lõhnava Kastemeri ja Heinamaa kohal. Te teate küll seda tunnet. Seniks on meil aga käsk rinnet hoida ja kui vähegi võimalik edasi tungida. See käsk tuleb meie südamest ja on sinna pandud looja poolt. Jota unum, mitte ühtegi täppi i pealt ei pea kaduma elavast traditsioonist ja loomuseaduse elementaarsetest nõuetest, sest nendele on üles ehitatud kogu inimeseks olemine. Kui me sellest loobume, oleme kaotanud kõige põhilisema ehk inimeseks olemise. Just seda ju revolutsioon tahabki. Selle poolt ehk tõelise inimeseks olemise kaitseks oleme valmis välja astuma nüüd ja ka tuleval aastal.
soovin teile ja teie perekondadele rõõmsat vana aasta lõppu ja jõulist uut aastat. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.